mina olen Regina ja mina olen 20-aastane tudeng. Õpin Tartu Ülikoolis õigusteaduskonnas juba üle aasta, ehk siis nüüd algab minu teine aasta ülikoolis õppides. Elan hetkel Tartu üliõpilaselamus, mis on iga tudengi jaoks kõige rahakotisõbralikuma hinnaga. Õpin juura erialal ning arvan, et see on just kõige sobilikum loogilise mõtlemisega ja paljusid pakse materjali armastavale inimesele, ehk siis mulle. Kuid õpingute kõrvalt on vaja tegeleda ka hobide või siis muude huvialadega, kuna muidu ei jaksa õppida. Ning minu jaoks on välja kujunenud peamiselt 3, millest esimene on jalgrattasõit ja see on mu lemmik selle tõttu, et sellega saab nii liigutada ennast ja suhteliselt intensiivset trenni teha, kuid samal ajal ka avastada linna ning näha ja avastada selliseid kohti, mida varem ei ole näinud. Ning samuti on see ka rahustav, kuna viib kõik mõtted õpingutelt mujale. Teiseks on mu lemmik vaba aja tegevus lugemine. Tartu Ülikoolil on üks suur raamatukogu, kus on ka arhiivväljaanded, mis on ainult kohapeal lugemiseks ning eriti põnevaks just teebki see, et see raamatukogu on nii laia valikuga, et leiab igast valdkonnast endale midagi huvitavat lugeda. Kunagi ei hakka igav ja kunagi ei pea lugema sama raamatut 2 korda. Ning 3. on siis, kui on kurnatus juba koolist väga kõrge ning on vaja mõnda intensiivsemat tegevust, milleks on siis minu jaoks taekwondo trenn, millega olen tegelenud juba päris mitu aastat ja lähiajal sellest ära ei tüdine, kuna see on tõeline enda proovile panek ning väga hea viis kõikidest muredest ja stressist vabanemiseks. Kuid Tartusse kolides kolisin oma perest eemale. Minu pere on 5-liikmeline ning elab Tallinna kesklinnas. Mul on 1 õde ja 1 vend ning vend käib veel lasteaias, ta on 7-aastane ning õde on juba 7. klassis ja käib Tallinna 21. koolis. Minu ema töötab teadurina Eesti Kunstiakadeemias ning isa töötab ajakirjanikuna Sirbis. Kuna kõigil on väga aktiivne ja kiire elu, siis me niisama eriti palju üksteist ei näegi, eriti mina. Kuid siiski leiame iga kuu aega, et korraldada ühine väljasõit. Vot.